Tere, mina olen Palle autoringlusest. Tere, mina olen Ats Maniac autost. Täna tulime 300 eurose Yarisega Maniac autosse, et vaadata, kas meil õnnestub tast teha 1000 eurone auto. Ja seekord filmime siis Maniac auto garaažis ja Ats hakkab kohe seda üle vaatama, kas on üldse lootust. Tegelikult ma juba tean, et on, aga Ats vaatab ikkagi üle. Ja teeme kohe sissejuhatuseks ühe küsimuse siis nii-öelda päris mehaanikule. Kas 300 eurosest autost on võimalik üldse teha sõitev auto? Mis arvad palju aega? Küsimus on kõik selles, mis teil viga. Pidurid näiteks on kindlasti. Aga me alustame tegelikult üldsegi proovisõiduga ja siis vaatame sõstuki peal täpsemalt üle ja vaatame vanu ülevaatuspunkti andmeid. Let's go! Ütle uuesti, palun. Siin on midagi ikka väga valesti. Nii, Ats ütles, midagi on väga valesti. Me oleme sõitnud 200 meetrit. Tegelikult rool väriseb. See video pealt ka praegu näha. Ei, see ei ole enam värin. Ja see on rohkem kui värin. Rool käib käes niimoodi. Ja minu pakkumine on, et üks esimene velg on kõver. Aga tegelikult on autol kaasas teised väljad, ehk siis kõige lihtsam sellises olukorras on proovida need lihtsalt ära vahetada ja vaadata, mis saab edasi. Mingi heli, seda me veel ei tea, mis see on, aga rool endiselt vibreerib päris korralikult. Aga mootor ja ülekanne tundub okei või? Midagi head. Järgmine tähelepanek. Natuke kisub paremale. See ei ole natuke. Okei, see ei ole natuke. Ats ütleb, et see on palju. Mida me leidsime proovisõidul number 1? Vibraroolis. Rooli vibratsioon. Enam. No see on kõige häirivam asi. Aga nagu olulised asjad on kirjas ja tavai, hakkam pihta. Kell on vahepeal märkamatult saanud 2 öösel ja suht valmis on tegelikult. Et igasugu pisiasju tekkis juurde. Küll oli, aku lahti oli tegelikult enne ka meeles, aga kirja ei pand. Tal oli aku kinnitus puudus, et sinna tuli tekitada kinnitus. Kõige rohkem aega läks kleepsude nokkimise peale. Külgedel olid mingid vanad kleepsud, mis tulid maha konkreetselt millimeetri kaupa, ükskõik kas kuumalt või külmalt vahet polnud. Ja teha on veel mõned värviparandused, väike nipp, et autole saab värvikoodi järgi osta värvi, aga nõrk B ja tugev B on erinevad. Ma ütlesin üle leti, et 8B6 tehti 8B6. Ja ma ei kontrollinud ka, tükk aega vaatasin, et mis värk on. Jube õbedane on kuidagi, ma auto peale seda veel ei lasnud. Loksutasin mingi, ma ei tea, 4 minutit, et äkki ikka hakkab tööle. Ei hakanud ja siis lõpus vaatasin, et okei, täht on erinev. Et värviparandusi teha ei saanud ja salongi tahaks nii-öelda märgpuhastuse tahaks ka teha. Praegu ma tegin kiirelt esiistmed üle. Amordid vedrud on vahetatud, käisin proovisõidul ka, kõik timmis, rool enam ei kisu, mingit värinat ei ole. Üldiselt äge värk selles mõttes, et saab asja ja saab isegi rohkem asja, kui ma alguses arvasin. Et siit tuleb päris korralik toode lõpuks välja. Sellega tõmbame esimesele osale joone alla. Teine osa tuleb veel, teises osas ma tegelen siis nii-öelda iluasjadega ja müüki panemisega ja kuulutusega ja nii edasi. Et esimeses osas siis tegime tehnilised asjad ära ja veel
mitmed pisiasjad. Pagassi-ruumi põhja on see kork ka nüüd paigaldatud, et enam ei ole põhjas auku. Ats läks juba paar tundi tagasi ära, et ta siin assisteeris mingite asjadega, sest ütlen ausalt, et ma mutrivõtmeid küll käes aeg-ajalt hoian, aga tegelikult autopidureid ja amorte ma polnud väga ammu teinud, et ma kunagi nooremana olen rohkem tegelenud. Viimasel ajal ei ole olnud aega, et olen teenusena tellinud, aga ei ole hullu, sai tehtud kõik.